Tere! Käesoleva video teemaks on siis laengute süsteemi potentsiaalne energia, ehk siis energia, mis tekib nende vastastikusest asendist ja sellest liigume edasi siis üldiselt elektrostaatilise välja energia juurde. Ja alustame siis sellest, et meil on täiesti tühi universum, nagu näiteks see tahvel siin ees ja paigutame sinna universumisse siis ühe elektrilaengu. Tähistame teda siis kuuga. Antud laeng on positiivne, mis märgiga tegelikult on vahet ei ole. Nüüd me juba teame, et see elektrilaeng tekitab siis nüüd kogu universumis elektrivälja. Me küll teame, et elektriväli levib teatud lõpliku kiirusega, nagu meil on tegemist staatilise väljaga, siis laeng on siin juba igavesti olnud. Põhimõtteliselt terve universum on siis tema tekitatud elektrivälja täis. Nüüd tahame seda laengut liigutada, kuna mitte midagi muud universumis ei ole, siis me selle laengu liigutamiseks tööd tegema ei pea, sest et ei ole ühtegi välist elektrivälja, mille vastu me teda liigutame. Nüüd tekitame teise laengu. Toome selle teise laengu siis universumi servast lõpmatusest kuskile siis mingisugusele lõplikule kaugusele. Jällegi vahet ei ole, mis märgiga see laeng on. Äkki selle peale joonistama. Tähistame esimest laengut nüüd Q1-ga ja teist laengut Q2-ga. Ja olgu nende vaheline kaugus. Näiteks siis R1, 2. Nüüd on selles süsteemis mingisugune energia, sest et esimene laeng tekitab potentsiaali. Ja kui me nüüd seda teist laengut liigutame esimese laengu elektriväljas, siis me peame selleks mingisugust tööd tegema. Ehk siis väline jõud salvestab sinna välja energiat. Ja samamoodi, kui see väli ise seda teist laengut liigutab, siis see laeng teeb tööd, mida me saame põhimõtteliselt siis millegi muu jaoks ära kasutada. Mäletatavasti siis üksiklaengu potentsiaal oli siis, tähistame siis praegu näiteks teise laengu asukohas tekivad potentsiaali, mis on põhjustatud esimesest laengust. On siis määratud esimese laengu suurusega. Oli siis võrdelisus-konstant 1/4 epsilon nulliga. Ja siis oli meil mängus siis vahekaugus nende kahe laengu vahel. Nii, ehk siis nüüd kogu energia, mis meil see süsteemi salvestatud, on siis potentsiaal siin punktis korrutatud läbi siis selle laenguga, mis siin on. Nüüd mängime seda mängu edasi. Toome juurde veel näiteks kolmanda laengu. Tähistame seda siis Q3-ga. Ja ilmselgelt on tal siis mingisugune kaugus siis teisest laengust. Võime tähistada siis näiteks 3-2-ga. Ja samamoodi on tal mingisugune kaugus siis esimesest laengust. Võime tähistada näiteks R1 3-ga või R3 1-ga. Vahekauguselt teatavasti ei sõltu suunast. Nüüd, kui me selle kolmanda laengu juurde tõime, siis tekib meil täiendav energia. Ehk esiteks me peame liigutama seda kolmandat laengut vastu selle esimese laengu elektrivälja. Teiseks me peame liigutama samamoodi teda vastu teise laengu elektrivälja. Jällegi, kuna elektriväli oli siis lineaarne, siis need üksikud potentsiaalid omavahel liituvad. Ehk siis meile tekib täiendav energia. Tähistame seda energiat nii, nagu meil kombeks on. See on siis elektrostaatilise süsteemi potentsiaalne energia. Ja alguses oli meil siis U21. Me võiks paremini esimese laengu tekitada. Jah, nii ongi U21. See on siis esimese laengu poolt tekitatud potentsiaal teise laengu asukohas U21. Ja selle korrutame läbi teise laengu suurusega Q2. Nüüd lisandub meile siis energia. Esiteks siis kolmanda laengu asukohas esimese laengu tekitatud potentsiaal korda siis kolmas laeng pluss siis kolmanda laengu asukohas teise laengu poolt tekitatud potentsiaal U32 korrutatud jällegi kolmas laengu suurus. Ja kui me neid laengud nüüd juurde toome, siis
jada hakkab siis samas vaimus meil aina pikenema. Ehk siis kui me toome neljanda laengus, neljandal laengul avaldavad mõju esimene, teine ja kolmas, kui toome viienda laengustel avaldavad mõju esimene, teine, kolmas, neljas ja viies ja nii edasi ja nii edasi. Ehk see jada kasvab. Nüüd see energia, mis meil tekkis kahe laengu vahel, siin ma panin kiire laengu potentsiaali, aga nüüd siis näiteks potentsiaalne energia, mida siis me saame nii-öelda laengu 2 juurde toomisega talletada. Me sellest tähistada 2,1. See on meil siis potentsiaal, eks ole, U21 korda Q2. Kui me selle pikalt või suurelt välja kirjutame, see on siis Q1 korda Q2 jagatud 4 pi epsilon 0 R1, 2. Ja kui me nüüd tähele paneme, siis see on ekvivalentne sellega, kui meil oleks algselt universumisse teine laeng ja me tooksime esimese laengu juurde samale kaugusele. Sellisel juhul me saaksime ümber kirjutada kujul U1, 2, ehk see on siis nüüd potentsiaal esimese laengu asukohas, mis on tekitatud teise laengu poolt, korrutatud läbi siis esimese laengu suurusega. Ja saaksime täpselt sama tulemuse. Ehk siis vahet ei ole, kui me enne toome, tulemust see, nagu selgub, ei mõjuta. Seega me saame selle sama potentsiaalse energia kirja panna ka hoopis sellisel kujul. Ehk see oleks siis U1, 2 korda Q1 pluss U1, 3 korda Q1 pluss U2, 3 korda Q2 ja loomulikult jälle iga laengu juurde toomisega läheb see jada aina pikemaks ja pikemaks. Ja nüüd teeme sellise lihtsa triki, et liidame omavahel kokku need 2 valemit. Kui me nüüd kokku liidame, siis vasakule poole jääb lihtsalt kahekordne energia. Energia see, mida tahame leida. Vahet ei ole, kas me leiame lihtsalt energia või leiame tema kahekordse väärtuse. Kui me teame kahekordset väärtust, saame tulemuse 2-ga läbi jagada ja otsita suurusena ikka käes. Aga selgub, et parema poole kokkuliitmisel saame me sellise mugava ja arusaadava ja lihtsalt kasutatava valemi. Ehk siis liidame need 2 tükki kokku ja meile jääb vasakule 2 korda laengute süsteemi potentsiaalne energia. Ja see on nüüd võrdne. Võtame U21 korda Q2 pluss U31 korda Q3 pluss U32 korda Q3 pluss U12 korda Q1 pluss U13 korda Q1 pluss U23 korda Q2 ja eks ole, nii kaugele välja, kui palju meil need laengud parasjagu on, mis ma võin etteruttavalt öelda, võib olla väga suur number. Esialgu ei tundus asi kuidagi parem, tundub hoopis segasem, meil on nüüd veel pikem joru. Aga üritame luua korda ja loome korra selliselt, et toome laengud sulgud ette. Nii, ehk siis 2 VE on võrdne Q1 ja sulgudes, mis me näeme, see tuleb, on esimese laengu asukohas tekitatud potentsiaal teise laengu poolt pluss esimese laengu asukohas tekitatud potentsiaal kolmanda laengu poolt ja siit me saaksime siis esimese laengu asukohas tekitatud potentsiaaliga 4., 5., 300. ja 5000. laengu poolt ehk siis U1, 2 pluss U1, 3 pluss nii edasi. Nii, jätkame. Nüüd toome sulgud ette U2. Nii, ta mitte U2, vaid Q2. Q2 on meil siin ja Q2 on meil siin. Ja me näeme jällegi, et siin on nüüd potentsiaal teise laengu asukohas, mis on tekitatud esimese laengu poolt, pluss potentsiaal teise laengu asukohas, mis on tekitatud kolmanda laengu poolt ja nii edasi ja nii edasi. Ehk me saame see kirjutada U2
U21 pluss U23 pluss nii palju, kui need lahingud on. Ma usun, et see pilt hakkab äkki tunduma teatud seaduspära omavana. Ehk täpselt sama asja me saame teha siis selle kolmanda kohta, ehk me saame leia siis potentsiaal kolmanda laengu asukohas pluss, mis on tekitatud esimese laengu poolt, pluss potentsiaal kolmanda laengu asukohas, mis on tekitatud teise laengu poolt. Ja jällegi me saame neid liidetavaid nii palju, kui meil parasjagu laenguid on. Ja nüüd küsimus kallile vaatajale, et mis asi see siin sulgudes on? Ja vastus on väga lihtne. Siin on kõikide ülejäänud laengute tekitatud potentsiaal esimese laengu asukohas. Ehk siis lühidalt öeldes see ongi potentsiaal esimese laengu asukohas. Ehk me saame siis kasutada nüüd summamärki, ehk siis kahekordne potentsiaal, kahekordne energia siis laengute süsteemis ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt summa üle kõikide laengute. Tähistame M on võrdne 1 kuni N-ini, kus N on siis laengute arv selles süsteemis, võib olla kui tahes suur. On siis lihtsalt summa iga M-inda laengu, näiteks esimese, teise ja kolmanda, ja selle M-inda laengu asukohas oleva potentsiaali väärtustest. Ja kuna me tahtsime leida energiat, mitte kahekordset energiat, siis me lihtsalt jagame need mõlemad pooled 2-ga läbi. Ja saame tulemuseks 1/2 siis sellisest summast. Ja nagu me teame, see N võib minna väga suureks ja mingist hetkest alates on lihtsam siis mitte lugeda enam üksikuid laenguid, vaid siis kasutada sellist suurust nagu laengu ruumtihedus. Sellisel juhul see summa teisendub meil integraaliks ja me saame, et siis laengute paiknemise potentsiaalne energia staatilises väljas on 1/2 ja me peame kokku liitma siis kõik laengud, mis asuvad ruumis. Selleks on meil vaja siis ilmselgelt 3-kordset ruumintegraali ja integreeritavaks suuruseks on meil nüüd siis laengu ruumtihedus korda potentsiaal ja üle siis kogu maadeldava ruumi osa, kus kohas siis meil see huvipakkuv süsteem paikneb. Ja see on siis selline vahepeatus. Järgmises videos me võtame siis selle sama saadud tulemuse ja vaatleme edasi, et kas me saame äkki kuidagi seda energia leida ka mitte siis laengute jaotuse järgi, vaid laengute põhjustatud mõju ehk siis elektrivälja kaudu. Selgub, et saamegi, aga selle me jätame siis juba järgmise video teemaks.